Tere tulemast osteopaatia podcasti. Mina olen Pirk, mina olen osteopaatia õpilane ja sain täna võimaluse intervjueerida Ragna. Ragnat tõenäoliselt juba teate. Ragna on selle kooli õppejuhataja, peavõlur ja kõik muud asjad. Ja ega sa ei teagi, millest me täna räägime ju, eks ole? Täna ma ei tea, ma lihtsalt tulin kohale ja Mhm. me pidime lihtsalt vestlema, eks. Jah. Ja sina esitad küsimusi ja kui ma tean, siis ma vastan, kui ma ei tea ja vastata ei taha, siis ma lähen ära. Tõde ausalt öeldes mina mõtlesin, mis ma sult küsida tahan ja osteopaatia tehnilisi asju saame me tunnis ja kuulajad saavad tulla kooli, kui seda tahavad kuulata. Mina tahtsin kuulata sinu kohta. Et kas sa, Kõlab hästi. jah, et kas sa oled, Aga kuulajatele ma ütlen, et likeige, subscribe'ige ja me läheme omadega edasi. jah, et Ragna, kas sa oled kogu aeg võlur olnud? Terve elu? Ma arvan küll. Mul on siuke tunne, et ma olen kogu aeg Mhm. olnud, aga ma olen vahepeal selle kõik ära kaotanud ja siis leidnud ja siis proovinud kinni panna ja siis lahti teha ja ma olen mänginud selle teemaga enda sees. No see oli just Jaa. üldine, üldine vastus, kas see kuidagi, milline su lapsepõlv oli, kas sa olid, on sul mingisuguseid siukseid mälestusi, kogemusi väiksena olid ka, kus mingid asjad juhtusid, mida ei osanud seletada? No ikka, mul olid sellised vanaemad, Mhm. kes hoidsid seda kõike minu sees alles, kasvatasid ja arendasid, et ma olin kuni koolini olin suhteliselt mõlema vanaema laps, nii isa-ema kui ema-ema, et ühest kohast teise ja noored vanemad käisid siis tööl. Mhm. Ja ma olen ainuke laps. Ja üks vanaemadest juba varakult harjus minu käest erinevaid küsimusi küsima ja õpetas nurga taha vaatama. Aga ma üsna pea sain aru sellest, et sellest on päris vähe. Et peavad teadmised ka olema. Et lihtsalt mingisugusest tunnetusest on vähe, jah? Lihtsalt mingisugusest tunnetusest nagu üldse mitte midagi ei piisa. Mhm. Aga pubekaeas ma kaotasin kõik ära, et siis ma ei näinud, ei teadnud, olin tubli kooliõpilane ja mulle sellest täiesti piisas. Aga see tuli kõik tagasi umbes 2010ndates aastates, kus mul oli sõbrants, kellega me käisime ähm, koolis alates 8. klassist ja lõpuks töötasime ühes asutuses, aga ta jäi haigeks, tal tuli maovähk. Ja vahetult nagu enne pilve peale minekut ta muutus ka hästi selgeltnägijaks, siis me treenisime, harjutasime, me elasime maal ja kui sovhoosikeskuses käisid erinevad selgeltnägijad ja siis ütleme seal Lille Lindmäe ja muud vanemad tegelased, siis me istusime ukse taga ja arvasime ära, mis talle räägiti. Ja siis me küsisime, mis sulle siis räägiti ja noh, panime linnuks, läks täppi, mis me arvasime või ei läinud täppi, et noh, eks me sedasi treenisime üksteist ja ennast, aga tema läks ära, mina jäin. Et sul ei tekkinud siis kunagi selline Oi, aitäh, kui sa küsid, võõrastumine kas ma või? selgeltnägijat tuleb proovi taha minna, ei taha, Ei, sest selline ma ei ole, see ei ole minu teema. jah. Ja ma tahtsin küsida, et kas sa ütlesid kooli ajal kaotasid ära, kas oli siis mingi konflikt ka, kus sa pidid jälle üle saama kuidagi oma mingisest arusaamast maailmast või? Ei olnud konflikti, vaid lihtsalt ma tundsin nii hästi, et kui ma ei taju liiga palju, siis on mul hästi. Mhm. Ei olnud konflikti. See tuntud teema hormoonid ja keha muutumine võttis nii palju energiat, et kõige muuga ma ei tahtnudki No tegeleda. oli vaja Ei, kodutööd ei, teha ja poistega ei, ajada ja ei, see ei olnud üldse minu teema, äh, et pigem oli ikkagi see, et tervis ja kõik muu lugu oli hästi tähtis, et peale 8. kõik vanemad ja kõik ilusti toetasid, et tuleb medikasse minna, kuna mul on isa vend on kirurg, tema pojad on kirurgid ja no sihuke väike arsti poole kalduvus ja nad ootasid, et ma läheks medikasse, aga no mul on elus erinevaid vimkasid, ma tulin sõbrantsidega Tallinnasse peale 8. ja
õppimine oli suhteliselt lihtne mulle. Siis ma tegin mitmes koolis eksameid. Tegin Medikas, Pisipedas ja kergetööstustehnikumi, sest eriaegadel, aga ma läksin Pisipedasse, mulle meeldis seal kõige rohkem. Ja ma olin umbes paar kuud käinud, kui ma vanematele teatasin, et ma ei käi Medikas, ma käin Pisipedas. Aga täna ma olen selle eest väga tänulik, nad küll veenasid, et oota, mine nüüd õigesse kooli ja mine oma raja peale, et kõik on väga valesti. Aga no elu jooksul ma jõudsin sinna Medicasse ja igale poole mujale ka veel, et täna ma tunnen, et see Pisipeda oli mulle väga vajalik ja väga hea kool. Ja siis sa olid oma võimed juba taasavastanud või? Noh, nad kuskil olid, aga ma väga ei tegelenud nendega. Need tulid siis hiljem? Need tulid siiski hiljem, et siis kui juba osteopaatiat läksid õppima? Ei, natuke varem tulid tagasi, siis kui lapsed olid sünnitatud. Sest tegelikult ju on nii, et iga lapse sünniga naises, kui sa tahad, avanevad erinevad kanalid ja sa saad neid jälle kasutama hakata, et ma kasutasin esimese lapse sündi, et tagasi tulla mitme maailma vahele. Sul oli küsimus, et ma olen jälginud siin. Jaa, et ütleme, mul oli sarnane taust, et ma noorena tagasi mõeldes tegelikult olid igasugused kogemused ja asjad, mida ma nüüd oskan paremini sõnastada, siis need lihtsalt tundusid mingid imelikud asjad, siis kõik kadus ära ja... Aga kas sul oli lapsena keegi, kes toetas sind nende imelike asjadega? Kindlasti mitte. Mul väga vedas, et mul vanemad toetasid ja nüüd ma proovin ka neid lapsi toetada, kes suudavad liigelda mitme maailma vahel, tajuvad mitmeid reaalsuseid. Ma loodan, et sinust saab ka kunagi selline inimene või terapeut, kes tunneb ära need lapsed ja saab neid toetada, mitte et neid kinni keerata. Sest vanematel on kalduvus neid kinni keerata. Ja vot mind keerati kinni, mitte üldse kuidagi... Ja seda ei tehta tahtlikult, aga teadmatusest. Et mina kasvasin üles sellises, ütleme, kultuuris võib-olla võib öelda, kus maailm koosneb, päris asjadest, tahked asjad, see laud on siin päris ja kõik muu on ja Exceli tabelitest ja matemaatika on päris ja füüsika on päris ja game on päris ja eks need ole ka päris. Kõik teaduspõhine on. Kõik on jah, teaduspõhine, teadmata üldse, mida see teadus tegelikult teeb või tähendab. Absoluutselt, et kes selle kinni maksab, et ta teaduspõhine on, et vastused on ju need, kelle käest rahakott on. Seda ka, aga tegelikult teadus ei, mitte ühtegi füüsikaseadust ei käi näiteks telepaatia vastu. See on metafüüsiline probleem. Ükski füüsikaseadus ei ütle, et telepaatia pole võimalik. Ma olen Tartu Ülikoolis füüsikat õppinud ja Tartu Ülikooli füüsikainstituudi füüsikud on kõige huumad inimesed, keda ma kohanud olen, ma ütlen teile, et minge vaadake seal. Et nemad on väga teaduspõhised, aga ometigi usuvad nad jumalat ja teevad seal igasugust. Saavad elust ikkagi laiapõhjaliselt. Jah, väga. Igastades, kui ma jõuda tahtsin, et mina käisin Tallinna Reaalkoolis ja ma kogu aeg otsin ennast nagu uhkena, et mina olen ikkagi teaduspõhine, ratsionaalne inimene ja skeptiline ja mina ei lase endal uhuudel pähe tulla. Mingit esoteerikat ma ei usu, on ju. Ei, absoluutselt kindlasti mitte, kõik tšakrad ja see kõik on täielik jama, on ju. Ja, et see on teise leveli inimestel on, minul ei ole neid. Ei, rohkem nagu, et see on lollidele. Sul oli mina olen neist parem, mina olen targem, ma naeran nende üle, see ülbe lõppimine, kes on uhuud sõnad veel olemas ei olnud, aga põhimõtteliselt, et lollid usuvad, ei tea. Just, jah. Ja ma ei tea, kuidas see niimoodi juhtus, aga minu kätte sattus üks Kriya jooga õpik 1930. aastast. Kriya jooga, kui sa oled teadlik, on see ülisalajane kunst, mida tegelikult võib ainult läbi õpetajate õppida ja seda kuskil kirjas ei ole ja seal olid siis nagu samm-sammult õpetused, kuidas oma tšakraid tundma hakata. Ja no ma mõtlesin, et skeptik nagu ma olen, et no kurat, peab proovima. Ja hakkabki tundma. Ja tegin 2 nädalat ja hakkasingi, täitsa lõpp. Ja siis hakkas natuke reaalsus kokku kukkuma, et okei, et võib-olla asi... Mis juba kehas juhtus, kui see reaalsus varisema hakkas? Kehas, jah? Kõnnin tänaval, kuulen orkestri helisid. Pärast paar lehekuga jõudsin edasi, siis tuleb välja tšakratel on helid, täpselt seda see kirjeldaski seal on ja ma kuulengi nagu mingi
no ma ei oska öelda, orkester, ma kuulen Mhm. tuuba ja flöödid ja mingid trummid käivad, siis vaatan ringi tänaval ja näen valguseid ja värve inimeste ümber, Mhm. seletamatud minu jaoks tol hetkel, siis ma lugesin edasi, sain aru, et tõenäoliselt midagi auradega No mul seotud. nagu midagi seda tunnet ei olnud, et katus nagu vajub viltu äkki või oo jaa, äkki ma olen haige juba või? ja ma läksin ikka suht 3-4 nädalat oli siukest, kus ma olin põhimõtteliselt kookonis enda toas ja ma ei suutnud midagi teha, et nii palju. Nüüd ma nimetaks seda šaktiks või valgus või Mhm. energia, et seda kõike on nii palju. Tegelikult oligi korraga palju, ma arvan, jah. Ja siuke nagu läbikõrbemise tunne. Jah. Aga siis kuidagi hakkas taastuma, aga nägin ingleid ja teemorid nägin ja Mhm. igasuguseid olendeid ja teisi maailmaid. Teemadega jagasid või sa ei jaganud ei, ka siis ma neid? olin juba välja kolinud. Ahah. Jah, siis ma olin välja kolinud juba, ma olin, mis ma olin, gümnaasiumi värskelt lõpetanud tegelikult. Ja Mhm. siis hakkasin vaikselt huvi tundma tegelikult sellest kõigest ja kusjuures selleks hetkeks ma olin juba mediteerinud mõnda aega, Mhm. aga ma olen ikkagi sihuke ratsionaalne mediteerija, et noh. Mhm. Teeme selle asja nii, nagu peab ära, on ju, jah, ja siis on kõik, on ju. jah, aga siis ma avastasin Okei. et miks ma seda praegu rääkisin, miks ma sul küsida tahtsin, oli see, et minul oli väga suur konflikt enda sees, mul oli täielik eksistentsiaalne kriis, et minu reaalsus vajub kokku, ma olen hulluks minemas, siis see ei ole võimalik, mis minuga juhtub ja Mhm. toimub. see peab olema, ma pean seda ette kujutama, ma olen hulluks skisofreenia või mis iganes, kui Et ilmselt on mingi diagnoos selle taga, tõenäoliselt on ju. mingi diagnoos ja tõenäoliselt mul on arstiabi vaja, õnneks ma ei Mhm. läinud ühegi arsti juurde, sest mul oleks seda abi antud ja see oleks veel hullem. Ei usu, et hullemaks oleks läinud ja jah, võib-olla oleks lihtsalt teises suunas liikuma hakanud lihtsalt. ravimite ja madratsidega kaetud seinte suunas. No ei tea, ei tea. ja ei, õnneks stabiliseerus asi jah, aga et sinus siis ei olnud seda Sellist probleemi? eksistentsiaalset kriisi mul ei olnud, Mhm, aga mul oli pigem ikkagi, kui mu sõbrants pilve peale kolis, siis mul oli see kriis, et ma hakkasin äkki see oli 24 või kuskil nii aru saama, et kõigil ei olegi nii nagu mul. see tuli üsna hilja. mhm, Sest mul oli tunne, et kõik on sellised, lihtsalt mõni näeb rohkem, mõni vähem, noh, mhm, kuskil levelid on erinevad, aga et see on kõigil nii. mul üsna hilja nagu jõudis kohale, et vot, ei olegi ja nad ei saagi aru. mhm, Et siis oli mul pisut niisugust, noh, segadust ja ma arutlesin, et mitte, et mina haige olen, vaid mhm. teised on haiged. mul oli nagu teisesuunaline, Mhm, et aga noh, see läks ka üle, et ma lihtsalt sain sellise kirjanduse juurde ja tollel hetkel oli noh, läbi vanemate Vigala Sassiga meil suhe ja eks Sass siis seletas neid asju mulle. sul oli ikkagi oli keegi jah, mul ei Ja ole. mul ikka oli, et päris mitmeid. Mhm, No vanemad ikka tassisid mind erinevate teadjate juurde, kes Eestis olid, et proovisid ka must seda reaalsust ja Excelit arendada ja mhm. noh, iseenesest see ei ole üldse halvad asjad, ei olegi halvad eks see asjad oli ja väga, väga kasulik asi. jaa, ma võtsingi sellest nagu jah, ka õppust, ega ma ei vältinud seda, aga noh, ma tahtsin, et minust kõik oleks. mhm. Ma ei tee, et midagi on halvasti, aga vanemad sikutasid ühte suunda ja elu viis teise suunda. oled sa siis mõtisklenud, et mis see reaalsus on? mulle tundub, et sina oled metafüüsika üle mõelnud. Kindlasti olen, kindlasti. Reaalsusel on erinevad levelid ja inimesena, inimkehas ongi meie õigus liikuda erinevatel levelitel. Mhm, See ongi meie õigus, see on sünniõigus, võimalus ja kui seda ei kasutata, no kahju, noh, muud mhm, midagi ei ole. Mõnel on võimalus kasutada, ta teeb seda, aga kõigil on tegelikult võimalust ja mhm. mõni ei tee lihtsalt, no ongi kõik. et reaalsus, ma olen nüüdseks aru saanud, on siuke äge asi, et reaalsus Igalühel on oma ta on täpselt reaalsus ju. selline, nagu sa tahad, et oleks. Absoluutselt. mõtled, et ta on kõva, siis ta ongi kõva. Jah, mõtled, ja et kui sa hakkab mõtled, et painduma, sa oled sõjas, siis sa eladki jah. sõjas. Ja kui sa haige, siis oled mõtled, haige, oled jah, terve, oled terve. täpselt. naerata, maailm naeratab sulle vastu, on ju, jah. Ja sa samastud sellega, mida sa mõtled. Nii nagu ühel hetkel haiged hakkavad, kui sa saad näiteks diagnoosi, et sul on diabeet ja siis lõpuks nad räägivad, et ma olengi diabeetik. Nad muutuvad selleks diagnoosiks, Mhm. sest nad lepivad selle reaalsusega. See ongi reaalsus.
aga vahel võib mõelda, et mul on need tunnused, aga ma saan sellega hakkama, selle ma seon enda küljest lahti. siis saad terveks, mm. näiteks. siin on kohe nii palju asju, millest rääkida tahaks, Davai, aga küsi. kas Aga metafüüsika on ikka huvitav, et ma nii, saan aru, et seda on väga raske sõnadesse panna, aga mis asi see reaalsus on siis? Mis asi see on siin, kus me oleme? valikud. Nii palju, kui sul mentaalsus lubab ja vaimsus lubab liigelda, sellised reaalsused on sulle kättesaadavad. No see on kes minu mina arvamus. siis olen, kes see sina või mina seal on siis, kes mina olen, kes sina oled? Ma ei tea, ma ei oska sulle öelda, ma nagu silti ei paneks, et vaata see, et liikuda erinevate reaalsuste vahel, mul alati ei õnnestu igale poole Mm. minna, aga ma kõigun ka päris mitme tasandi vahel. ja ausalt öeldes ma ütleks, et kõik, kes meil koolis käivad, on võimelised päris mitme tasandi vahel liiklema. tõstma ennast üles ja laskma ennast allapoole ja kus nad päriselt nende kodu on, ma ei tungi kellegi sisse ega vaata, et kes tahab, see räägib, -hmm. ei taha, mina vaatama ei lähe. Et aga see, et teiste inimeste tervisega, heaoluga tegeleda, noh, siis sa pead natukene laiema maailmapildi ja võimalustega olema. Mm -hmm. Aga ma olen ikkagi seda meelt, et kõikidel kehadel, kõikidel inimestel, täna ma küll ütlen, kõikidel hingestatud inimestel on see võimalus olemas õppida, arendada, teha seda, et aru saada erineva leveli inimestest, kui nad tahavad. Mm -hmm. kui sa oled hinge maha müünud, ära kaotanud või pole üldse kaasa võtnud, siis see on teine lugu. et on selliseid mina arvan, et on. tühjad kestad nii-öelda, Nad ei ole tühjad, neil on midagi muud sees. siis me räägime siis kellest me räägime, too mõni näide või kuhu poole sa osutaksid, et kus siukseid leiab? Ma jätaks Mingi osutamata, see on okei, niisugune kas see on see mingi a la Hollywoodis kõik need Jeffrey ei, Epsteini nimekirjas, kes need inimesed on, kas et see ei ole see koht, vaid pigem need, kes on juba ema üsas otsustanud, et nad ei võta hinge kaasa. kohtame neid lihtsalt tänaval ja bussis ja mm.? erinevad sellised. jaa, nad on kõik meie ümber, Mm. koolis ei ole. Nad ei saa siin hakkama, nad ei Niisugused tule siia, aga nad tulevad kabinetti vastuvõttudele ja kindlasti sa ka näed ja ma arvan, et sa tunned ei, neid. ma arvan, et ma saan aru, millest sa räägid, jah. jah, ma ei ole osanud kõikide mu kogemustega see, mul maailm veel reaalsus ei ole mitte ainult üks kord, vaid tegelikult täitsa mitu korda kokku kukkunud ja järjest rohkem on sinnapoole, et kogu aeg ongi kokku kukkumises, et ma ei saagi midagi tegelikult. Ma ei ole üldse nagu, ma tunnen, et ma ei tea mitte midagi. Ma ei saagi teada mitte midagi. see on päris hea koht, ma olen pidevalt selles kohas. ja see on päris hea koht, kus olla, on ju. Jaa. Seega ma ei saa teha nagu tugevaid järeldusi, et okei, Ja ma nende küll inimeste ütlen, kohe kes- hingasid või kuidagi, et ka suhteliselt ettevaatlik ja see on Jah. niisugune õrn teema, et ma väga pikalt ei peatuks Mhm. sellel, aga ma Jah. saan aru, et mõnel on hingega ja sellega kokkusaamisega päris keeruline. Ja kui meil on nagu biodekodeerimises selline algoritm, et kuidas peast ehk mõistuse inimene saaks vahel külastada enda südant või südamesse tulla, siis järjest rohkem viimastel aastatel on inimesi, kes ei elagi kehas. ta ütleb sulle, kui sa teed protokolli või algoritmi, et ei, mind kehas ei ole. ja mõni ütleb ka, ära hakka üldse otsimagi. siis noh, osteopaatiaga tema keha aidata kuidagi on päris keeruline. jah. ja neid peaselajaid on, mina ise olen väga pikalt on peas, sa võid veel elada, kui sa õpid ära selle tee südamesse, aga kui sa tead, et sa ei ela peas ega südames, siis läheb keeruliseks. kus nad siis elavad kehast väljas. mm.? ma tahan sulle öelda, et
koduskaapis või rahakotis või kuskil noh, kehast väljas. Okei. Ja tavaliselt on nendel ka see tunne, et kui sa katsud teda, ta ei tunne midagi. Jaa. Ja valutundlikkus on selline, et noh, hea küll. Noh, ta vaatab, et katki läheb, õudne on, aga noh, ta ei tunne midagi. Las nad olla, jätame need nüüd rahule, lähme sealt edasi. Olgu, lähme edasi. Küsi veel. Nii, identiteet, see on väga huvitav, mis sa ütlesid. Midagi sa ütlesid? Kas sa oled olemas, Ragnar? Mina Kas sa eksisteerid? jaa. Eksisteerid ja sa oled Selles reaalsuses, kus sinagi oled, sest me näeme üksteist. jah, Me oleme ühes ja samas reaalsuses nendega, keda me näeme, kes meid kõnetavad ja kellel meil on tore helistada või öelda, et mis sina sellest arvad ja ma tahan seda kuulda. Siis me oleme ühes reaalsuses. Aga kui sa räägiks mulle, noh, kindlasti ma tulen ära alati nendest reaalsustest, kus on sõda. Ja nende inimeste juurest, noh, proovin piki vahet hoida, et jah, las nad mul olla. hakkab elukogemus hakkab näitama, et ei ole mõtet midagi üldse teha seal, et Mm. paneme lihtsalt noogutada ja minema kõndida. Ja jah, et tahate seal elada, palun elage. Väga huvitav, sa kasutad huvitavaid sõnu selle kohta. Ma proovin enda reaalsuse kogemusse nagu sinu sõnas, et kuidagi Okei, match ida. aga räägi enda sõnadega või küsi läbi enda sõnade. Mm, Oled sa küsi. budismiga Ma tutvunud? olen lugenud, mul on paar budistist sõpra, aga üldse tead, nende uskudega on mul seda see, et igaüks on mingis osas elule vajalik. Jah, Ta annab teadmisi, aga et ma kuskile sukelduks ja ainuõigeks ja kindlaks rajaks pean, mul veel ei ole olnud seda. ja ma ei ole ka Aga see võib tulla. jah. Ma ei välista seda. jah, kindlat rada ma ei ole leidnud, kusjuures siin Jah. Stepati majas mul tunnen nüüd kõikidest kohtadest, et kodu lähedal oli siuke koht, mis mulle tõesti tundub nagu rada, kus ma tahaksin käia. Aga miks ma küsin budismi kohta, tegelikult see ei ole üldse budismi termin, ma tahtsin küsida selle, mis inglise keeles öeldakse, no self, ehk siis et kogemus või teadmine, et mind tegelikult ei eksisteeri, et mina olen lihtsalt üks mõte või idee. Kas oled sa kokku puutunud, oled sa kogenud seda seisundit? Ma arvan, et sedasi, nagu sa mõtled, ma arvan, et ma ei ole seda kogenud, sellepärast et seni, kuni ma olen kehaga ühenduses ja kehas, siis ma olen olemas. Täna ma arvan nii. Olgu. See on siis see on hästi nüansirikkaks läheb tegelikult, aga siis see käib käsikäes selle valgustamise või nirvana kogemusega. Ilmselt käib, aga ma ei arva, et ma päris seal nirvaanas olekski olnud Jah. ja täna ma ei püüdle ka sinna. Arusaadav, tahtsin lihtsalt väga See huvitav. on lihtsalt Jah, nagu minu tunne. loomulikult. Et see nirvana ei ole ka minu kogemuses selline asi, mis ühe korra juhtub ja igavesti on, vaid neid avanemisi on, võib lõputult olla ja need ei ole alati igavesed ja vahepeal käid seal murduse sekundist ja siis tuled tagasi ja Jah. jah. See ei ole see, millest kinni hoida. Jah, seda kindlasti. Mhm. Kas sa mediteerid, Ragnar? Ma arvan, et jaa, aga minu meditatsioon ei ole selline budistlikus mõttes Jah. või teises mõttes kindlasti mediteerin, näiteks hommikul me võtame kas klaasi vett ja vaatame sihuke 20 minutit või 30 minutit oma liikuvaid tibusid või Browni liikumises kanu. See on See on minu päris hea mediteerimine juba. absoluutselt, me ei räägi mehega ega ei suhtle, vaid me läheme sellesse liikumisse või enda olemisse. Ja see on nagu peaaegu et igapäevane. Ja patsientidega kindlasti see Patsientidega ma ei mediteeri. ei, huvitav. Ei. Ma nii palju, kui mul praegu praktikat on, ma tunnen, et lihtsalt see ma olen väga sügavatesse kohtadesse, kui ma kuulan inimese keha. See on väga põnev. Võib-olla see on see, et mina ei nimeta seda meditatsiooni. Võib-olla jah. Äkki on lihtsalt Ma ütleks, et termini küsimus. Pigem see on termini küsimus. Jaa, sest
vaata, patsiendiga ma ei kaota ennast ära, sest mina haldan ja valdan jah. ruumi. No minus elab ka päris äge kontrollifriik iseenesest. Äh, kui inimene tuleb minu ruumi, siis mina juhin seda ruumi Mhm. ja kui me tülli lähme selles osas, siis tuleb ruum vabastada, eks ju. ja, ja, ja selles ja kogu selles süsteemis ma ikkagi uurin seda patsienti, skanneerin. ma ei saa seda meditatsiooniks nimetada, et Mhm. ma lihtsalt ka vaikides vestlen selle inimese kehaga. Millegist aru ei saa, ma esitan küsimusi ja see on nagu mitte tavaelus olemise level, kus ma poes käin ja autot juhin ja jah, see ei jah, ole see level. see on, ma mõtlen seda, et Ei mõtle seda lihtsalt seisund kui meditatsioon. selline, et jah, just, Ta et on kui ma käin teistsugune. poes, siis ma mõtlen, et mis ma nüüd süüa teen ja siis ma ostan seda ja siis noh, mis ma siis, mu Ma olen enda peas, sest suhtes, ma jah, kogu aeg vot, mõtlen, ja kus siis sihuke lineaarne, sihuke noh, füüsiline noh, see jah, maailm on jah. täpselt. aga kui ma olen patsiendiga oma parimas kohas, siis asi muutub väga spontaanseks ja vaikseks, et Jaa, aga ma kogu aeg vestlen ma kogu aeg pea mul töötab mm, ja kui mult küsitakse, et kas ma ära väsin patsientidest, käed ja keha ei väsi, see lõputu arvutamine ja vaatamine, mis millega seoses, mu mhm. pea väsib ära. sa teed seda ikkagi? Jah, Marika näiteks ütles, et tema ei tee seda mina teen seda, mul mm. -hmm. käib kogu aeg see, et ahaa, ta ütles seda, keha näitab seda, ma tunnen hoopis seda, kuidas need seoses on, kuhu see tee viib, et mul no see on niisugune spontaanne automaatne protsess vist, et täiesti ise arvutab raudtee käib peas. mm. -hmm. Sellest ma väsin õhtuks ära. Mm. Kui keegi veel helistab, mis sa arvad, mis mul on, kui mul nii ja nii on? ei, kõik. mu kanad tahavad süüa saada, ma lähen nüüd koju. Mm. -hmm. jah, huvitav jah, ma olen nüüd teiste õpetajatega vestelnud, et igalühel on omamoodi, täiesti ootamine ja jah, me ei ole ühesugused ja ausalt öeldes ma ei taha ka, et kõik õpilased ja kõik oleks ühesugused või samastuks kellegiga. igalühel on ja oma see süsteem. on äge on siin kohutav osteopaatias. oleks, kui nad kõik ühesugused aga oleks. kõik teised traditsioonid ju teevad seda, kõik ja, peab olema ühtemoodi, isegi ja, budistid kõik istuvad samamoodi ja kannavad seda, ajavad kõik oma juuksed ära, jah, kannavad sama rüüd, istuvad nii nagu buda ja arvavad, et siis saavadki budaks, on ju, aga see ei käi ju niimoodi. see ei käi niimoodi ja minus on selles mõttes küll miskit sellist, et oot-oot, jätame igalühel oma isiksuse ja leveli alles ja ta on nagu tervik, ta on tulnud oma ülesandega siia. ma proovin pigem õpilastele vaadata, et mis ülesandega on tulnud ja tõugata sinnapoole või aidata seda suunda. et ei pea ühesugused olema ja nagu sa oled juba ilmselt aru saanud, meie tunnetused on ka erinevad. Tunneme, me võime ühte sama patsienti vaadata, Mhm. me näeme erinevaid blokeeringuid, erinevaid kohti. oled sa mõelnud, miks? no siiamaani ma ütleks, et sest mina eksin ja sinul on õigus, aga ei, selliseid asju ei ole olemas. tead, miks või? ma mõtlen korra, oot-oota. ja, ei ma ei anna sulle midagi, ma näen, Need, kes kuulavad, subscribe ige, like ige ja helistage kella. jah, et mina tajun teise kehas seda, mis just mulle märkimisväärne, mis, mis on kuidagi kõnetab siis mind ka või, ma ei tea. kuigi ma peaksin olema terapeudina justkui nagu sihuke Neutraal. neutraalne, Mhm. valmis, ja oled ikka, küpsetatud kana, et aga mina. sa oledki neutraal, Mm -hmm. aga siis ma ei ikkagi tea, me jah tunneme erinevalt ja ei ole õiget ega valet. mm. -hmm. no miks siis? tahad veel mõelda? ei aitab. Sellepärast, et see keha näitab sulle neid kohti, mida sina saad aidata. ta karjub sinu poole selles suunas, Mhm. millel on sinul võimalused Mm. ja minu suunas, mille võimalused on minul teda aidata. ei ole õiget ega valet. Mhm. mida rohkem sa levelitel tõused ja teadmistes laiened, seda rohkem sa seal kehas näed. ja seda rohkem sa pead oma peas arvutama. esmane, sekundaarne, kolmas järk, neljas järk.
ja noh, jah, see probleem hakkab juba vaikselt tekkima, et ma absoluutselt võtan kliendi või patsiendi vastu, ma ei teagi, kumb parem on. patsient on justkui see, patsient kes kannatab, on ladina keeles on ju. ja täpselt, et kannataja, ta tuleb ju kannatanu. abiks, mitte jah, midagi ostma su käest. jah, seega ta kannatab, jah, seega mina näitan, et ta tegelikult ei kannata. täpselt ei kannata ja võid aidata ta kannatustest Mhm. parema raja peale, eks. aga vot see on küll huvitav, et kui ma võtan nüüd inimene laual, panen käe külge ja mul nagu tunnist ajast nagu ei piisa, ma võiks nagu 10-20 tundi midagi siin voolida, murda, paika panna, aga Jah, kus ma siis pihta hakkan või? aga sellel, et sa võiks hästi kaua midagi teha, on see, et kas sa teed tema palvel või enda tahtel. On reegel, et oma tahet ei tohi kehtestada teise inimese keha peal. Ja kui me praktikat teeme ja sedasi koolis me harjutame Mhm, tehnikaid, aga kui tuleb ikkagi inimene abi saama, siis sa pead kogu aeg vaatama, kas ta on valmis seda vastu võtma, kas tal on energiat selle suunaga toimetulekuks. mhm. See on nüüd peenkunst juba. Ja ma aga olen rohkem sihuke murran praegu hetkel jaa, no sa oled selles kohas jah, lihtsalt. Ja teine asi on, hästi näitavad ära beebid ju seda kohta, et ta lihtsalt hakkab lõugama ja karjuma, kui sa aru ei saa, et tal mhm, on juba täiesti, aitab küll. Täiskasvanud lihtsalt tõmbab krampi ja jah, kannatab ära, on ju, tee oma harjutused ära, mis sa pidid tegema, aga tegelikkuses ta ei võta seda vastu enam. mhm, Või siis, kui on eriti tugeva väljaga, eriti tugev, sa keerad vindi nii üle, et ta läheb ära, on kuu aega haige. mhm, Siis on tahet kehtestatud. Ei ole kuulatud keha. Sest vahel on minul ka sedasi, et siin tuleb see osteopaadi põhireegel, me ei müü mitte kunagi enda aega, vaid teadmisi. Sa ei tule massaaži, et mul oli tund aega, ma istun sinuga siin tund aega. Ei istu. Ma võin su õigele rajale 10 minutiga juhata, hakka minema. Kui tal ei ole seda energiat, millega minna, siis meil ei ole mõtet aega ju viita. mhm, Ja kui ta tuleb küsib, mida teha või kuidas teha, siis ma võin seda rääkida, aga kui ta seda tegema ei hakka, jah, siis ei ole vaja ei minu ega sinu aega raisata ju. Sellepärast me anname endast parima ja see tuleb välja täpselt nii, nagu tuleb, kas see on 20 minutit, 50 minutit, tund aega. Miks on koolis tunnid 45 minutit? Sest vastuvõtmine lõpeb seal ära. Hiljemalt 45. minutil lõpeb see keha vastuvõtmine ära, ta tahab pausi. Sellepärast ei ole mõtet vastuvõtte väga pikaks teha. Sa lihtsalt kulutad ära inimese energia, mhm, tal ei ole võimalus enam terveneda. Kogu aur läks sinu kuulamise peale või sinu tegevuse peale ära, et mhm. need on niisugused peensused. huvitav jah, mul on käis üks Sendvil patsient, see oli rohkem nagu praktikal käis ja midagi ma seal tundsin ja tegin ja mulle tekkis sihuke tunne, et tegelikult alles nagu 50. minutil ta hakkas nagu vaikselt nagu avanema alles. mu peast välja tulema, kehast välja tulema ja kui ma olen varem teinud nii-öelda rääkimisteraapiat inimesega, ma isegi ei saa seda teraapiaks nimetada, siis ma nimetasin seda 2 tunni läbimurdeks, oli mul see sihuke süsteem. ja see oli 2 tunni sellepärast, et keskmisel inimesel minu kogemusel läks 2 tundi, et üldse tulla välja oma sellest suletud identiteedist või pearuumist ja näha natukene, tulla tagasi südamesse, näha natukene suuremat pilti ja saada aru, et tema probleem on kujuteldav. Et Ilus. sellega läks umbes 2 tundi läks aega keskmiselt. mulle tundus, et ma ei saa kiiremini, sellepärast ma ei saa, nagu ma ei tegelikult ei tee midagi, ma lihtsalt hoian inimest keskendununa, tal läheb umbes 2 tundi aega, et kui keegi küsib näiteks minu käest mediteerimis mingit nõu, et see keskmine nõu on, et tee kasvõi 15 minutit päevas, siis mina leian, et 15 minutit on täiesti mõttetu, sellepärast sa ei saa isegi, sa ei hakka, läbi esimese kihi isegi ei lähe. et parem on istuda korra kuus tund aega ja minna Jaa. lõpuni välja ja jõuda vaikuseni, sa võid aasta aega 15 minutit nühkida ja mitte kordagi su pea vait ei jää. asjast pole nagu kasu. kas siis osteopaatiaga ei ole niimoodi, meie saame Aeg-ajalt kiiremini, ei ole, absoluutselt saab Mhm. kiiremini. me saame otse minna, ei pea hakkama inimese mingit, Päriselt, kui su pea õpib kuulama,
see, mis kõnest tuleb, see, mida sa näed ja see, mida sa tunned. Kui sa need 3 komponenti suudad nagu seosed leida, võib-olla veel paar lisaküsimust küsida, saad palju kiiremini. Profi-ostepaadid töötavad sihuke 20 minutit. Mulle meeldib lobiseda ja päriselt ikkagi veel vaadata, et no mis sa päriselt nüüd arvad, et aga kui sa läheks sinna, mis siis saaks, aga kui sa läheks sinna, aga mis siis saaks. Ma olen mängulisem lihtsalt, aga ma võin ka 20 minutiga töötada. Aga see on oskus, kui sa mitu levelit kokku paned. No ma olen siin kogenud jah koolis, et Sest tegelikult vaat sellega on sedasi, et ma ütleks või teeks inimestel liiga, kui ma ütlen, et nad valetavad väga palju. Tegelikult nad ei valeta, vaid räägivad oma lugusid, mis nad arvavad, et see nii on. jah, Sest nad ise usuvad, tegelikult ta ei valeta mulle. Mul ei ole selle teadmisega mitte midagi teha. Sest keha räägib mulle midagi muud. Kuigi nüüd juba järjest rohkem ka psühholoogid ja biodekadeerijad räägivad, et inimesi teevad haigeks nende lood, mida nad peas räägivad. Ja me peaks tervendama seda vahtu, mida nad suust välja ajavad. Ma järjest rohkem ka lähen selle peale. Sest tegelikult teeb haigeks šoki ja diagnoosini viib see, kuidas sa suhtud millessegi, mis on juhtunud. Ehk siis see vaht, mida sa räägid sinna juurde. Isegi kui see on päris tõest päris kaugel. Sa toodad enda diagnoosi ise selle vahuga, mida sa jahvatad. Ja kui me toome siia juurde selle otsa, mis alguses selgeks sai, et reaalsus on ju see, mida me arvame, et ta on, siis tegelikult see vaht ongi sinu reaalsus ja mitte midagi muud ei olegi lihtsalt jah. Et sa ise kujutad ette endale mingeid asju ja siis usud ja siis kujutad ette ka tagajärjed, sest me oleme tegelikult kõik tohutud võimsad oledid, kes suudavad luua endale igasuguseid mida iganes ja loome endale kõike. See on tohutu suur nali tegelikult, kui ühel hetkel sellest aru saada, on see, et kõik minu kannatused on minu enda loodud olnud kogu aeg täpselt sellepärast, et ma ise olen tahtnud kannatada. Ma teen ise endale valu, sest ma tahan seda. Ja, aga meil on ka nagu uskumused need, et kannatus viib edule ja. Ja, ei noh, täpselt ongi ju, et ma tahan saada edukaks. Siis ma pean kannatama. Ja siis ma hakkan kannatama. Ja hakkan rabelema, noh. Peab rabelema. Jah, et seal võrgus peab rabelema, et siis ujun kaugemale. Ei uju. Kui ma tahan kellelegi armastust näidata, siis ma pean ennast ohverdama. Muidu ei ole ju armastus, kui ma ennast ei ohverda. Mina pean ennast arvasti tundma. Siis on armastus. Ja siis on päris. Ja siis on päris ja muidu on liiga lihtne asi. Ja muidu see ei ole päris nii. Jah. Sul ka patsientidega vahepeal, ma olen kogenud inimestega, et neil on see arvamus, et ilge kaua peab see asi aega võtma ja siis nad tervenevad ilge kaua ja siis sa võid neil teha seal igasugust tsirkust ja siis läheb mööda ja siis nad tervenevad. Jah, sest neil on uskumus. Jah, tegelikult saaks ka palju kiiremini kui. Jah, vahel võiks põmm otsa ette panna ja šokiteraapia tekitada ja saab 10 minutiga ka hakkama, on ju. No Indias need kurud ju löövad sulle, panevad sulle sõrme otsa ette, kukud. Tegelikult me saab seda. Ma küll unistaks, et sa ühel päeval siuke ostepaat oled, et paned sõrme või 2 sõrme kuskile õigesse kohta ja inimesed tervenevad. Sest tegelikult ma kunagi hästi inspireerisin Pierre Parallist, et ma käisin Peterburis vaatamas tema vastuvõtte, ma olin varjutasin teda. Ja ta vaatas, kuulas inimest, seda see globaalset kuulamist tegi, küsis 2 küsimust, siis pani 2 sõrme keha külge kuskile erinevasse kohta ja nad tervenesid. Noh, ta on tänase päeva osteopaatia guru, sedasi käib mööda maailma ja annab loenguid ja õpetab ja hästi palju raamatuid kirjutanud, aga no tema meetodid on päris ägedad. Inglise keeles ka? Ja, inglise keeles ka. Ma küsin sul pärast. Valdavalt inglise keeles, et meile kõige lähemal on ta Riigas käinud, sest no tema koolitus maksab päris hästi. No tuleb siia kutsuda siis ju. Eestis pole veel seda ressurssi, et tähendab, meil ei ole nii palju osteopaate. Et oleks huvitatud. Et ta oleks huvitatud ja kutsuks, et
aga Peterburi ja Riias, seal ta käib. Mhm. Seni, kuni elab, ta on 80 täna, aga ta lendab ringi veel. Aga noh, Vaatame, kaua tema kehas veel on siis. ma vaatan, et jaa, osteopaatia kurusid. me kutsume natuke lihtsamaid või selliseid, noh, teistsuguseid osteopaate, ka need on huvitavad, et säravaid tähti ikka tuleb. Mhm. Huvitav on see osteopaatia, miks sellest nii vähe inimesed teavad? Täitsa lõpp nagu, ma sain nii hiljuti teada alles, miks ma varem ei teadnud. Sa Otsin räägid igalt poolt. sa räägid tegelikult Eesti inimestest, sest mujal maailmas teatakse seda väga-väga Võib-olla tõesti, palju. aga see, et see just see on nagu, et ta on nii terviklik, ilus asi tegelikult. Jaa, aga Eestis on see, ütleme nii, teaduspõhine väga kinni tagunud osteopaatia, et Ma olen praegu ju kirjutan artiklit sellest teaduspõhisusest, inimesed ei saa aru, mis asi on teadus, täitsa lõpp nagu. Teadus, osteopaatia, kõik see, mida me teeme, mida sina räägid, selles ei ole mitte midagi teadusvastast. selles ei ole Probleem ei ole teadusvastust, on teadus. ammu ennem seda, kui teadust hakati tegema. Jah, Ammu ennem seda oli see kõik jah, juba olemas. see on kõik Ma tulen metafüüsiline, selle mitte füüsiline, see on asi. tagasi lihtsalt sellesse kohta, aga tegelikult Euroopas ka ju Prantsusmaa, Itaalia, seal on ju väga palju ja noh, hästi arenenud. Seal ei ole vist ühtegi inimest, kes ei teaks, kes on osteopaat. Kas Eestis ka jõuame selleni, et ikkagi arstid hakkavad koos töötama osteopaatidega? Ma teen selle nimel kõva tööd. Eelmine podcast sai ka kirjutatud, et igasse Eesti külla oma osteopaat. Jah, mäletan. Ma loodan, et me kõik, kes siit koolist lähevad, teevad selle nimel tööd, et inimesed rohkem teaksid, mis see on, millised võimalused sellega on. Mida me oskame lahendada. Ja see ei lähe vastuollu meditsiiniga. Jah. See ei ole võitlus, see ei ole vastuolu, vaid pigem täiendus, toetus ja ta võiks olla ka sihuke esmameditsiini tugi, et me ennetame ja pärast ka taastame. Aga noh. No selleks peaksid hakkama arstid soovitama tegelikult, sest inimesed enamasti lähevad ju ikkagi perearsti juurde. Oleks väga tore, kui perearst ka soovitaks, et näiteks kui mina läksin oma aastaid kestnud rinnavaluga perearsti, mul on 4 perearsti, ma vahetasin perearste, keegi aidanud mind, siis mulle oli enamasti 2 erinevat vastust. Üks on see, et söö tablette, söö ibumetiini, siis läheb ära. No sõingi, 6 aega sõin, tõenäoliselt keerasin ma maksa sellega tuksi, aga seda No mulle 6 aega veel ei keera. No veel mitte. Ja teine oli see, et ma kujutan seda ette, rind ei saa valutada nii noorel inimesel, et mine psühhiaatri juurde. See on ka päris hea variant. Veel ei saanud vanus, et siis on seos kas vanusega või siis näiteks noh, mul lähedane inimene just perest, temal öeldakse, et 50-aastane, temal on õlg valutab niimoodi, et läheb täitsa krampi. See on vanusest jah, et vanusega tuleb. Aga selle asemel, et arst öelda, et ma ei oska sind aidata, mine otsi keegi teine, ütleb ta mingisuguse, milles siuke vastus nagu, see ei ole üldse normaalne vastus, sest tegelikult ei tea, milles see asi on. Siis võiks ju öelda, et otsi kõik teine. Ta võikski öelda, et ta ei tea. Jah, mitte söö tabletti. Jah, aga nagu ülbelt ja niimoodi nagu arstid on nii õpetatud nagu dispetšerid, et selle koha peal see tablett, selle koha peal teine tablett. Sa võtad liiga palju tablette, annan veel 2 juurde. Noh, nendel on niisugune koolitus, aga mina ei saa öelda perearstide kohta, on väga erinevad ja soovitavad ja ma ütlen, meie majas on ka kogemusi, kus perearst annab saatekirja osteopaadile. Lihtsalt kirjutab, mine nüüd. Ja kui käinud ei ole ära tagasi tule. On selliseid perearste ka täiesti, et see järjest paraneb. Ja ausalt öeldes ma usun, et mida rohkem me podcast'e teeme, no mõni arst ikka kuulab, seda rohkem ta hakkab meid mõistma. Et me oleme abiks, mitte vastuoluks. Me ei sovi ju sõjamaailmas elada. Ja me ei tule teid midagi ära võtma, teid muutma, ei. Et siis, kui teil mõistus otsa saab, äkki saadate meie juurde. Ja vastupidi ka ju. Ja vastupidi ka, absoluutselt vastupidi ka. Et siin on ju ka selliseid juhtumeid, kus me tõesti saame aru, kui sa tuled uksest sisse ja sul on
noh, näiteks sähvakud peas ja rinnus on valu, siis see on EMO. Kui sul on mingid sellised asjad, mida me tõesti ei suuda ära lahendada või kirurgi juurde vaja minna, siis soovitame arsti juurde minna ikkagi. Et see peaks koostöö vorm olema, mitte see, et ostepaadi juures käid, hull oled, ära sinna küll mine. Sa tead, mis see on? Ei tea. Sa tead täpselt, et ma sinna minna ei tohiks, on ju. Imelik jah. Imelik, me üldse sõdime oma vahel niimoodi, see noh, See on hiiglik, aga ta on hiiglik. mingisugune uhkuse või eriti jah, vot tervisekontrollis või tervisetööstuses on näha, mina näen sellist soovi kontrollida, et meie näiteks platseebo, vot ma järjest vähem saan aru, mis asi see platseebo on. Et ütleme, annad inimesele suhkrutabletti, mina saan sellest niimoodi aru, annad talle päris ravimi ja siis annad suhkrutableti ja suhkrutabletiga inimene saab, talle mõjub see paremini kui see ravim, sest ta uskus seda. Aga see ei loe, sellepärast et see ei ole nagu ehk siis inimese tehtud, see ei ole arsti tehtud, arst ei ole selle eest vastutav, seega see ei ole hea teraapialiik. Näiteks, et kui avastati nüüd, et depressiooni vastu aitab palju paremini aia eest hoolitsemine, et lihtsalt aedliku töö, tõmbab juurikaid välja, on ju, see on palju parem kui ükskõik mis antidepressandid. Aga seda ei saa arst soovitada, sellepärast, et siis ei ole nagu ravi või ma ei kontrolli seda või... Ei, ta isegi kontrollib, aga ta ei saa boonuseid selle. No vot boonused ei saa, jah, just on ju, jube naljakas. Ei, see ei ole naljakas, sest maailmas praegu taastub kõik raha, taandub kogu süsteem rahale. Ostepaati on ju odav. Odav ja toimib ja ühtegi asja ei pea käed enne. Õppimine on kallis, aga toimimine on odav tegelikult. Ja noh, maailm toetab praegu raha liikumisele. Ma ei tea, kuidas seda lõpetada, aga ma üldiselt ei tegele sellega, et seda ära lõpetada, vaid pigem sellega, et on olemas see level, kus raha on tähtis ja see level, kus saab teisel viisil oma tervisega iseendaga hakkama. Ma tulen tagasi sinna, kus me algasime, et inimesed erinevatel tasanditel elavad ja kellegi jaoks on osteopaatia olemas. Miks Eestis seda nii vähe on või teatakse vähe? Eestis on vähe neid inimesi, kes tahavad sellel levelil elada. Ja nad osteopaadi käest käigi. Kuigi iseenesest tuleme ju mingi loodusrahvas, mis meil öeldakse, on ju, aga tegelikult me oleme väga, tegelikult raske niimoodi öelda, üldistada või statistiliselt mingit analüüsi meil ei ole, on ju, aga palju siin me oleme väga keevitatud erinevatest kultuuridest ja kuigi ma ütlen, et tegelikult vene inimesed tõid osteopaatia kõigepealt Eestisse ja selles rahvussektoris kasutatakse seda teenust palju rohkem, ollakse 20 aastat juba aastast 2000 teadlikud. Aga eestlane ei suuda vastu võtta, ei tea midagi, sööks tableti ära, oleks lihtsam. No meil on see uhuu-allergia nüüd tekitatud, tegelikult see sõna uhuu juba tegelikult võtab nii hästi kokku, et kõik, mida sa ei mõista, on kohe uhuu, mis on tegelikult tohutult ülbe suhtumine maailmas, et justkui sa teaksid kõike ja kõike, mida sa ei mõista, on siis... On siis see uhuu või jollerdus, eks ju? Just. Et see on sellest jollerduse ajakäigust tulnud, et aga see läheb ka mööda. Kindlasti, jah. Absoluutselt läheb mööda. Hakkab ühtlustuma ja ka kirjutan just, ka see mul plaanis artikli kirjutada, aga kõiki nendel, kes skeptikutele võiks tutvuda 2023. aasta füüsika Nobeli preemia, mis sai teadlane, kes tõestas ära, et teadus on mitte lokaalne ja mitte reaalne. Mitte teadus, reaalsus on mitte lokaalne, mitte reaalne. Soovitan guugeldada, mida see tähendab, et reaalsus on mitte reaalne, aga see on täiesti füüsikaline, väga teaduspõhine lähenemine, tõestati ära Belli teoreemid. Eriti nendele, kes otsivad kõike teaduspõhisust ja küsivad iga terapeudi ja iga soovitaja käest, aga millel sa tugined, millel sa põhined. See on nendele, eks ju. Üldiselt, et see teaduspõhisus on palju rohkem uhuu, kui inimesed oskavad ettegi kujutada. Täpselt. Kui aegruumi olemas ei ole, ühtegi osakest olemas ei ole, kõik eksisteerib ühes singulaarsuses ja see on puhtalt virtuaalne, need päriselt füüsikalised sõnad. Füüsika instituudis saab seda õppida.
Mhm. et jah, võiks see info jõuda inimesteni ka, sest sellepärast see, mida me kutsume teaduspõhisuseks, on tegelikult mitte midagi muud kui ekslik arusaam iganenud teadmistest. Mis on juba mööda läinud, No see on on ju. Newtoni aegne tegelikult, Jah. see on 200 aastat vana teadmine, me oleme ammu möödas, Einstein juba lükkas selle ammu ümber, aga Einstein on ka ammu ümber Ma lükatud kutsun juba. jälle selle juurde tagasi, et on kiht inimesi, kellel seda on hullult vaja, sest nad ei Jah, saa kõrgemale tõusta, kui nad seda ei loe ja kui nad jah. sellega ei tegele, et see hoiab nende raami, see hoiab midagi nendes, mille peal nad saavad kasvada. Kui nad on edasi kasvanud, siis pole vaja seda. No asju on lihtne kontrollida, kui ta tundub, et ta on päris ja Ja lineaarne ja keegi on stabiilne öelnud, et see asi on nii, ja aga kas sa ise tunned, et see on nii? Kui sa ise ei tunne no ma nii, nii kaua tundsin, kui ma seda endale peale surusin kogu aeg ja korrutasin peas, et jah, kõik on füüsiline, 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 see on päris ja see on päris ja see asi on kontrolli all ja see on stabiilne ja midagi ei juhtu, on ju. Siis keegi surma, teab, kuidas omaenda surma hoiad sa kogu aeg vaiba all, see on kõige hirmsam asi üldse, sellest sa üldse ei mõtle, selle asemel saab igast muid asju jah, nagu sa ei sureks kunagi, on ju. just. Valdavalt, Ja siis sured ära ja karjud ja siis oled surnud ja ongi kõik, siis ma ei tahtnud seda, on ju. jaa. Mis sa veel tahaks küsida? vist hakkab aeg otsa saama. Selge, aga siis tõmbame otsad kokku ja päris hea koht, kus teeme lubaduse, et me teeme kunagi veel Mhm. mingi podcast'i. lahtiseid Ja. otsi jäi. ja noh, pigem siis räägime millegist muust. Mhm.